kuulama Tallinna Rahumäe Põhikooli ametlikku podcasti. Täna on väga eriline päev, sest Tallinna Rahumäe Põhikool tähistab oma 115. sünnipäeva. Mina olen Martin. Mina olen Mihkel. Ja täna meil on külas kooli juhataja ja 2 õpetajat, kes siis nii-öelda esindavad 2 vastandit. Kohe alustame siis teist, et rääkige meile natuke endast. Mina olen Kairi Jakobson. Siin Rahumäe koolis töötan 12. aastat. Ja olen väga rõõmus, et meil on hästi toredad lapsed. Meil on hästi toredad õpetajad. Meil on väga vahva kollektiiv. Ja me kanname kõik ühtseid väärtusi. Me oleme hoolivad, me armastame õppida ja me oleme ka loovad. Millised on sel õppeaastal kooli peamised eesmärgid ning miks just need? No kooli eesmärgid on alati väga suurelt püstitatud ja põhieesmärk on ikkagi, et lapsed õpiksid hästi, et õpetajad õpetaksid hästi ja et me oleksime kõik väga õnnelikud siin koolis. Aga igal kooliaastal me püstitame endale ka väiksemad eesmärgid ja selle aastal on meil ka 3 eesmärki. Üks on see, et me oleme sellest aastast Kiva kool ja et me Kiva põhimõtteid rakendaksime. Ja teine eesmärk on see, et meiega sellel aastal liitunud õpetajad, keda on 8, sellel aastal 8 uut õpetajat, et nemad tunneksid meie kollektiivis ennast hästi ja et meil oleks nendele õpetajatele sellised tublid mentorid, kes neid toetavad ja juhendavad. See on meie teine eesmärk ja 3. eesmärk on just see, mis põhjusel ta ka täna seda podcasti teete, et kool saab 115 aastaseks, et me kannaksime neid kooliväärtusi terve selle õppeaasta jooksul. Kuidas kool toetab õpilaste vaimset tervist ja heaolu ning kas on plaanis ka uusi algatusi? No, vaimne tervis, sellest me kuuleme igal päeval, et see on üks põhiteemasid meie nii koolirahva jaoks kui ka perede jaoks ja see on meie ühine eesmärk, et laste vaimne tervis oleks toetatud ja ka õpetajate vaimne tervis. Nii et eks me selle nimel kõik siin töötame ja näeme vaeva, et laste heaolu oleks kaitstud. Ja sellepärast on meil ka koolis päris palju tugispetsialiste ja jälgime, et kõigil lastel oleks siin koolis hea olla. See on meie üks eesmärk. Millise muutusi või uuendusi näete hariduses tulevatel aastatel ning kuidas meie kool nendeks valmistub? No, eks neid muutusi on hästi palju viimastel aastatel tulnud, mis on kaasa toonud ju ukrainlase õpilaste liitumine kooliga ja eestikeelsele koolile õppele üleminek koolides. Meid see puudutab küll natukene vähem, aga meil on ju õpilased, kes kelle emakeel ei ole eesti keel ja me peame selle kõigi nende muutustega kaasas käima. Mis nagu tulevikus nüüd tuleb, ma loodan, et väga suuri muutusi ei tule, sest et neid muutusi väga palju olnud ja me püüame nendega kohaneda. Nii ma väga loodan, et suuri kardinaalseid muutusi ei ole tulemas. Aga mis mulle väga meeldib, et aasta-aastalt rohkem on koolid autonoomsed, et me räägime ju formaalse, mitteformaalse õppe lõimingust ja see on meie kooli selline suur pluss, et me oma kaunid kunstid oleme õppekavasse toonud, nii et me püüame seda kõike säilitada ja loodame, et väga suuri hüppelisi muutusi riiklikult ei ole tulemas. Viimane küsimus siis, et mida soovitaksite õpilastele ja õpetajatele edastada seoses kooli väärtuste, kogukonna tunnetuse ja tugevdamisega? No ikka need üks ja sama soov kõigile, et palju õnne loomulikult ja oleme ikkagi õpihimulised, hoolivad ja loovad. Kui meie hoiame üksteist ja oleme siin majas üksteise vastu sõbralikumad ja hoolivad, siis see kandub ka mujale. Me ei ole ainult siin väikeses Rahumäe koolis õnnelikud, vaid me oleme ka igal pool mujal õnnelikud. Selge, suur aitäh teile. Meil on siis ka külas 2 õpetajat, 2 äärmust siis. Üks õpetaja on töötanud kõige kauemat aega meie koolis ja siis õpetaja Pavlo on siis töötanud koolis kõige lühemat aega. Ehk siis Pavlo on meil esimest aastat. Tere tulemast podcasti. Tere tulemast. Tere.
Palun tutvustage ennast, öelge oma nimi, millist ainet õpetate ja mitu aastat olete Rahumäe koolis töötanud? Tiina. Alustame. Mina olen Tiina, olen töötanud Rahumäe koolis 40+ aastat ja olen klassiõpetaja, praegu 2. A-klassi juhataja. Selge. Mina olen Pavlo ja mina olen töötanud siin koolis 3 kuud või 2. September, oktoober, no ja november, 3. Ja, et hiljuti me tähistasime 99 päeva. Ehk isegi üle sellepärast, et meil oli sool ka natukene tööd. Aga nii palju just. Ja mida siis õpetate? Matemaatikat. Okei, aitäh. Et siis teeme ka, alustame seda paari kiirküsimustega. Et esimene küsimus, tahvel või nutitahvel, Tiina? 80% nutitahvel ja 20% tahvel. Paulo, teile siis küsimus, et hommikune tund või pigem päeva viimane tund? Pigem viimane. Nii, kontroltöö või rühmatöö? Rühmatöö ja lisaks paaristöö. Teile siis, Paulo, vahetund või tund? Tund. No selge, vastuste põhjal on ikka üsna hästi aru saada, milliste õpetajatega meil siin tegu on. Nüüd räägime teie esimesest päevast Rahumäe koolis. Alustame õpetajast siis, kes on siin töötanud kõige kauem, ehk siis teist Tiina. Milline oli teie esimene päev siin koolis? Kas mäletate, millised olid teie esimesed õpilased ja emotsioonid? Mäletan seda päeva selles mõttes, et ma olin siis 19 aastat vana, kui ma siia kooli tulin ja minu esimesed õpilased olid inglise keele eriklassist, nad olid väga aktiivsed ja ega mul neid kogemusi oli ju ka praktiliselt ei olnudki. Kuigi kooliaeg ma olin nagu tollel ajal siis oli pioneerijuht ja nii edasi, et ma olin lastega palju tööd teinud koos, aga õpetaja kogemus sel hetkel mul ei olnud, kui ma tööle tulin. Aga lapsed olid toredad ja hakkama saime. Selge, aitäh. Aitäh. Nüüd küsiksime sama teilt siis, Pablo, et esimene koolipäev, jah? No, eks ma olin elavil. Ma mäletan, et mul oli selline tunne, et mida see päev mulle toob. Ja tegelikult arvatavasti selle erutuse pärast ma eriti ei mäleta, millised emotsioonid mul veel olid tol päeval, aga ma kindlasti tean, et mina ootasin seda päeva ja siis ma tahaks vaadata väga, millised minu õpilased, tulevased õpilased siis on, et oli väga huvitav. Rahumäe kool on 115 aastat vana ja selle ajaga on kindlasti väga palju muutunud. Küsimus õpetajale, kes siin kõige kauem töötab. Milline oli kool siis, kui teie siin alustasite? Kool oli kõigepealt 2 vahetuses, nii et kui mina tulin tööle, ma ikka päris paarkümmend aastat töötasin õhtupoole. Meie alustasime 2:30, lõpetasime 7:30. Lapsed olid ikka õpiimulised nagu praegu. Ja siin, kus meil praegu on siseõu, seal oli suur liuväli, nii et kui vähegi võimalik, siis me käisime seal uisutamas. Vähe oli tehnilisi vahendeid, võiks ütelda nii, neid ei olnudki alguses. Ja näiteks, kui me mingit tööd tegime, siis pidime kõik tahvlile kirjutama või siis läbi kopeerpaberi laskma, no neid siis 20 tükki umbes, 20 korda kirjutasime läbi. Nii et käsi oli kogu aeg töös. Sellised kopeerimise paberid, mis olid sellised mustad taustaga. Just, täpselt. Praegu sellised ei ole, nüüd on paljundusmasinad. Aga skriidid olid veel mingisugused värvilised ka? Ei mäleta, et oleks alguses oli ikka ainult valge, aga küllap need siis varsti tulid, need värvilised kriidid ka. Praegu on niivõrd mugav selle nagu valge tahvliga. Mulle väga meeldib. Aga ma olen kuulnud, et kui see katsetab õpilane seda kriidi, mis on tavaline, siis midagi annab ka. No kindlasti. Ta juba harjub sellele tahvlile kas või kirjutama. Nii, et kas õpilased on tänaseks rohkem muutunud või on põhimõtteliselt ikka samasugused? Õpilased on raudselt muutunud, ise teadvamad, võib-olla väheke rohkem aktiivsemad ja neil on oma arvamus, oma mõtted, mida tollel ajal võib-olla, kui mina kooli tulin, oli ikkagi vähem, kohe palju vähem. Okay. Küsimus teile, Pavlo, et
siis mis teid üllatas kõige rohkem, kui te kooli tulite esimest korda? Näiteks esimeses tunnis või üllatas teid midagi? Kas midagi üllatas? Nagu... No arvatavasti mind üllatas see, et 7. klassis olid niivõrd kuidagi 3. klassi nagu tundus, et nad on niivõrd matemaatiliselt taibukad. Et ma ei oodanud, just, et nad just nii hästi nagu lahendasid ülesandeid ja see oli natukene ootamatu. Ma ei ole sellega varem kokku puutunud, enne seda ma töötasin 2 koolis, aga ma ei ole sellist asja näinud. Ehk siis see oli selline nagu rõõmustus. Ja siis veel, et kas tänapäeva õpilasi on teie arvates raskem või hoopis huvitavam õpetada? Minu jaoks palju huvitavam, sest neil on oma arvamus, oma mõtted, omad ettepanekud, nii et kindlasti on huvitavam. Ja materjale on hoopis rohkem, nii et üldse õpetajad on huvitavam. No selge, aga muidugi koolielus ei saa üle käia naljakatest sündmustest ja olukordadest. Kas teil on mõni eriti naljakas või meeldejääv hetk, mis on tunnis juhtunud? Alustame teist, Tiina. Kohe nii hetke kindlasti on olnud. Meil on neid ütlemisi olnud, kus me terve klassiga vahel naerame. Keegi kogemata ja mitte halvas mõttes naerame, vaid koos naerame. Nii et neid ikka on olnud tunnis. Ja muide ka õpetaja eksib vahel, ütleb mõne vale sõna ja ütleb oi ja siis me naerame kõik koos. Ja Pavlo, et kas on teil olnud ka hetki, millal pidite väga kõvasti naeru tagasi hoidma? Kui niimoodi väga kõvasti naeraksime, siis sellist asja vist ei olnud. Aga viimane oli see, et näiteks ma panin seinale sellised plakateid, mis olid päris sellised naljakad, huvitavad ja siis oli samuti selline rõõmsameelne õhkkond klassiruumis. Ja võtame siis järgmise teema, et mis teeb Rahumäe kooli eriliseks? Rahumäe kool on olnud paljude inimeste jaoks väga oluline koht kindlasti. Mis teeb Rahumäe kooli teie arvates eriliseks, Tiina? Minu jaoks teeb juba see eriliseks, et siin käiakse põlvkondade kaupa. Oma lapselapsed pannakse siia. Rahumäe kool on alati olnud väga aktiivne, tähendab õpilased on aktiivsed, teotahtelised, õpihimulised ja kõik, kes siit on ju lõpetanud, nendest on üldiselt tulnud kõik väga tublid inimesed. Ja teie, Pavlo, mis teie arvate? Mina arvan, et see, et me hoolime, see on tunda. Minu jaoks see teeb kooli eriliseks. Ma ei ole varem sellega kokku puutunud, et just see oleks nii väärtustest kui ka eesmärkideks ja tegelikult päris elus. See on elu viidud, see on siin struktureeritud ja siis suunatud sellele, et me oleme sellised õppelaskesksed ja hoolime õppelastest. See vist kõige tähtsam, mis minu jaoks on. Ja teine on see, et siin koolis on lihtsalt suurepärane meeskond. Et mina olen varem töötanud mitte palju koolides, aga ma olen näinud koole ja ma olen õppinud ju koolides ka. 3 koolis ma olen õppinud ja enne seda ma olen töötanud teistes sfäärides, aga samuti muu hulgas ka suurtes kollektiivides. Ja et oleks niivõrd töökas, sikkehinno ja toetav kollektiiv, ma ei ole seda kunagi näinud. Lõpetuseks paluksime teil siis öelda ühe sõnumi kooli õpilastele. Alustaks teist, Tiina siis. Ikka julgelt edasi oma mõtetega, oma ideedega ja oma aktiivsusega. Õpilased on need, kes tegelikult selle kooli nii-öelda loovad, pärast nende mälestused. Nii et kõik see on ainult väga tore, et meil on niisugused toredad õpilased, kellega me saame hiljem ka kokku ja kes neid mälestusi siis meie kooli tagasi toovad. Nii, võib-olla ma ütleks seda, et kuulake oma südamekutseid. Et ma usun, et te teate vastuseid oma küsimustele. Et kui te mõtlete näiteks sellest, et kas te soovite minna näiteks sinna gümnaasiumis või sinna või millega ma tahan tegeleda, see muidugi puudutab põhimõtteliselt 3. õppeastme õpilasi,
siis proovige ette kujutada, mida te tunneksite, kui te oleksite kas sellises olukorras või teistsuguses olukorras. Ja ma usun, et tegelikult te nagu te teate vastuseid. Et proovige nagu ette kujutada, pange silmad kinni ja siis nagu mõelge nagu sellises, et mida ma tundeksin, kui ma oleksin seal või siis seal. Ma veel lisaks, et igast olukorrast saab alati üle, nii et ei tohi oma pead nurgu lasta. Just, kindlasti. See on kusjuures hea, et elu on selline, et kui sul on vahepeal kurb, siis ei kesta igaveseks. Et elu on selline tsükliline, et vahepeal nagu on kehvem tuju, aga see kindlasti see periood lõpeb ja algab see nagu positiivse tuju nagu samuti see ala. Ehk siis nagu oodake, kui teil on halb tunda, siis nagu lihtsalt oodake ja siis paraneb kindlasti. Ja siis palume ka teilt ühte sõnumit õpilastele. Mina ütleks, et olge ikka õnnelikud. Olge õnnelikud siin Rahumäe koolis, et 115 aastat on siin koolis õpetatud ja õpitud ja kandke ikka neid kooliväärtusi edasi. Ja palju õnne meile kõigile. Palju õnne. Palju õnne, Rahumäe kool. Jah, palju õnne. Suured tänud, et tulite meie podcasti ja jagasite oma mõtteid ja mälestusi. Ja palju õnne ka Rahumäe põhikoolile enda 115. sünnipäeva puhul. Aitäh kuulamast ja kohtumiseni järgmistes episoodides. Nägemist. Nägemist. Nägemist.